Meie veebipäevale on päris palju registreerunud, loodan, et nad siis siin jooksvalt ka meie infopäevaga ühinevad. Räägime natukene kodukorrast, et me salvestame selle töötoa, nii et kes ei soovi hiljem salvestusel oma ekraani ja näoga olla, siis te võite oma kaamerad välja lülitada. Ja samuti palume siis mikrofonid koolituse ja ettekannete ajal vaigistada, aga häälega saate hiljem iga teema lõpus küsimusi küsida ja vestlusaknas ehk chatis on ka võimalik jooksvalt küsimusi esitada. Et hiljem teema lõpus vaatame siis need üle või vastame jooksvalt, kui mahti saame. Ja töötuba saate järele vaadata YouTube'i kanalis, see on Maakondlike Arenduskeskuste YouTube'i kanal, seal on kogukondade veebikooli playlist, kus on meie 3 maakonna kõik ühised podcastid ja veebikoolitused üleval, nii et saate ka neid sealt järele vaadata. Ja samuti saadame neile, kes registreerisid ja kelle e-posti aadressid meil olemas on, siis nii need tänased slaidid kui ka salvestuse lingi ja palume teie käest siis ka tagasisidet, et saate meie eest sellise e-kirja. Ja rohkem kui kodukorrast rääkida vist ei olegi. Läheme siis edasi. Kes me oleme ja miks me seda tänast siin veebipäeva teeme? Et oleme siis kolmekesi, nagu ütlesin, 3 maakonda, üks osa üle eestilisest maakondlike arenduskeskuste võrgustikust. See on üks suurim Eestis olevaid nõustamisvõrgustikke ja meie teenused on siis ettevõtjatele, kodanikeühendustele suunatud ja ka kohalikele omavalitsustele ja lisaks sellele tegelevad maakondlikud arenduskeskused veel maakondades kas noorte ettevõtlikkuse, turvalisuse, turismi, investeerimistegevustega, et tegevusvaldkondi on meil päris mitmeid. Aga igas maakonnas on kindlasti üks vabaühenduste konsultant. Need 3 pilti seal, need olemegi meie. Mina olen siis Kersti Kurvits ja olen Jõgevamaa vabaühenduste konsultant. Hiljem räägib oma teemadel teiega Kätrin, kes on Viljandimaal ja Maile võtab kohe minu käest jutujärje üle ja tema on Järvamaa konsultant. Millega me tegeleme oma nendes arenduskeskustest? Mis teenuseid me pakume? Nõustamist vabaühendustele alates ideest, aktiivseks olemisest, MTÜ alustamisest kuni MTÜ lõpetamiseni ja kõik see, mis jääb selle alustamise ja lõpetamise vahele, kaasa arvatud siis rahastamisvõimalused ja projektide nõustamine ja kirjutamine. Teeme veel koolitusi, infoseminare, podcast'e, erinevaid teabepäevi, nii nagu üks tänanegi. Korraldame maakondlike vabaühenduste tunnustamisüritusi, jagame oma MTÜ-de listides ja ka muudes meediakanalites siis valdkondlikku infot ja teavet vabaühendustele. Uudiskirjad on keskustel ja samuti oleme osalised kodanikuühiskonna sihtkapitali hallatavas veebiportaalis mtüabi.ee, kus on siis väga erinevad infot ja nõuandeid, näidiseid, juhendeid vabaühendustele. Lisaks nüüd sellistele vabaühendustele konkreetselt suunatud tegevustele aitame me kaasa ka kohalike omavalitsuste ja kogukondade koostööle. Oleme toeks neile kogukondadele või vabaühendustele, kes siis soovivad oma tegevustesse kaasata noori. Ja kuna me oleme nüüd saanud ka sellise väga huvitava uudse kogukondade ressursipõhise arengukavandamise treeningu või koolituse läbinud, siis soovime ka seda ABCD ehk ressursipõhise arengukavandamise meetodit siis oma kohalikes kogukondades
katsetada ja proovida. Meie nõustamised on kõik tasuta ja kõikides maakondades saate te samasuguseid nõustamisteenuseid ja ei ole kohustust, et te peaksite siis minema kindlasti oma maakonna nõustaja juurde, võite valida selle, kes teile meeldib või sobib ja minna ükskõik millise maakondliku arenduskeskuse vabaühenduste nõustajate juurde nõu ja abi saama. Aga annan edasi nüüd sõna Mailele, minu Järvamaa kolleegile, kes siis juba hakkab rääkima teile tänastest teemadest, mida me siin lähemalt puudutama hakkame. Tere kõigile ka minu poolt. Minu nimi on Maile Keskküla ja nii nagu Kersti ütles, siis mina olen Järvamaal vabaühenduste konsultant. Täna te olete kõik tulnud suure huviga kuulama siis vabaühenduste rahastamise võimalustest. Ja see teema pakub siis kõigile, ma võiks öelda, ehk kõige enam huvi, et kus me saaksime raha nende asjade jaoks, mida me tahame teha, need eesmärgid, mis meil on püstitatud, kuidas me saaksime need finantseeritud. Täna me siis räägime mõningatest võimalustest. Kindlasti me ei jõua katta kõiki, aga osad nendest. Me räägime liikmemaksust, me räägime annetustest, heategevusest, annetuskeskkondadest, sponsorlusest, omatulu teenimisest ja sotsiaalsest ettevõtlusest, partnerlusest ja koostööst, kogukonna ressursside kasutamisest. Samuti KOV-teenuste delegeerimisest, tegevus- ja projektitoetustest ja siis veel näpuotsaga muudest lahendustest, mida siis see suur maailm meile pakub. Nii, alustame siis sellest kõige lihtsamast ja võib-olla võiks öelda, et alustame siis algusest. Alustame siis liikmemaksust. Ka liikmemaks on siis üks võimalus vabaühenduse jaoks, MTÜ jaoks, et oma ühingu, oma organisatsiooni näiteks tegevuskulusi katta või saavutada eesmärke. Nüüd liikmemaks kui selline ei ole ühe MTÜ puhul, see ei ole kohustus, see on võimalus ja tavapäraselt see on siis kas MTÜ põhikirjas juba määratletud või siis see liikmemaksu suurus ja kui tihedalt või kas aastas korra või on see suisa igakuine seda oma liikmetelt kogutakse, seda otsustab siis üldkoosolek. Aga nii nagu ma ütlesin, see ei ole kohustus, see on võimalus. Ja ka selle kogumise, kuidas seda kogutakse, kui tihedalt, kas see on aastas või on see hoopis 5 aasta peale korra, siis selle tõesti ja selle suuruse otsustab üldkoosolek. Olen toonud siin veel välja, et sellised mõned praktilised näpunäited, et füüsilistest isikutest liikmetele ei pea siis väljastama arvet, kui nad tasuvad liikmemaksu. Ja samas juriidilistele isikutele, kes tasuvad siis liikmemaksu, kui nad on siis liikmed teie MTÜs, siis nendele tuleb esitada arve. Liikmemaks on nüüd selline maks või liikmemaks ei ole annetus, kui lihtsalt öelda, ja seda ei deklareerita annetusena. Me võime minna järgmise slaidi juurde ja räägime siis pisut annetustest ja räägime heategevusest. Et mis on see annetus? Annetused on siis samuti üks võimalus MTÜ jaoks saada siis kas rahalist või materiaalset abi. Ja nüüd annetuse tegija, kui tema teeb annetuse, siis ta ei oota selle annetuse eest vastutasu. See on vabatahtlik tegevus, mida siis inimene või organisatsioon on plaaninud anda.
Ja annetus siis võibki olla siis suunatud üksikisikule, see võib olla teie organisatsioonile suunatud või siis konkreetsele tegevusele või eesmärgile, mida teie oma ühingus teete. Ja annetuse puhul on siis tegemist tõesti sellise vabatahtliku missioonitundega tegevusega, kus annetatakse siis mingisuguseks konkreetseks eesmärgiks ja ilma siis mingisugust vastutasu ootamata. Annetuse puhul on siis hea märkida seda, et annetus võib olla rahaline, aga samuti siis mitterahaline. On võimalik annetada aega, on võimalik annetada oskusi, on võimalik annetada esemeid, asju ja veel palju muid asju. Nii et see on üks viis, kuidas on võimalik siis oma ühingus siis asju korraldada ja eesmärki täita annetuste siis najal. Võib-olla sa läheksid korraks tagasi. Nii. Nüüd, seda ma juba tegelikult ka mainisin, et annetus siis kui keegi annetab, siis selle eest ei tule temale mingisugust vastuteenet osutada. Annetus võib siis olla ka sihtotstarbeline, et annetatakse mingi konkreetse tegevuse, soetuse jaoks. Olen toonud siin mõne näite, näiteks külamaja siis katusevahetus. Ja selle annetuse selgitusse on siis kirjutatudki, et see raha on antud selle jaoks, et külamaja katus saaks vahetatud. Ja sellise annetuse puhul tuleb seda raha või annetust, see võib olla ka aeg, seda tuleb siis kasutada nii, nagu see annetaja on tahtnud, et seda annetust kasutatakse. Nüüd võib küll edasi liikuda. Räägime pisut ka annetamisest selles võtmes, et teie oma ühinguga siis te võite kuuluda, võite ka mitte kuuluda tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja samuti usuliste ühenduste nimekirja. Nüüd, mida sellises nimekirjas olemine teile ühinguna annab ja mida see annab annetajale? Ühingule annab see võimaluse saada tulumaksusoodustust, kui see ühing ise teeb annetusi või kingitusi või siis vastuvõtukuludelt on tal võimalus saada siis tulumaksusoodustust ja ühingul on võimalus ka teatud tingimustel siis tulumaksuvabalt stipendiumeid välja maksta. Neid kõiki asju saab siis täpsemalt lugeda juba Maksu- ja Tolliameti lehel, kus räägib siis nendest võimalustest. Nüüd, need ühingud, kes on siis nimekirjas, selles nimekirjas tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas, juriidilised isikud saavad teha annetusi teatud piires siis maksuvabalt. Ja samuti siis füüsilised isikud saavad nendele ühingutele tehtud annetused maha arvata oma maksustatavast tulust. Ma ei hakka ka siin väga siis detailidesse minema, sest et nendest täpsematest detailidest, millises mahus on võimalik siis tõesti tulumaksu vabalt annetada, nendest saab juba ka täpsemalt siis Maksu- ja Tolliameti lehelt lugeda. Olen pannud siia ka kirja annetuste kogumise, et kuidas seda teha, et üks viis, kuidas siis tõepoolest on võimalik, et annetusi koguda, on see viis, et kui meil on tõesti nagu selline vana hea annetuste kast. Võib-olla kõigil tuleb esimese asjana kirik meelde, kus on annetuste kast, kui sa uksest sisse lähed või uksest välja lähed. Et seal on annetuste kast, kuhu inimene saab siis vastavalt sellele, mis tema südames parasjagu on, oma annetuse teha. Nüüd annetuste kogumise juures tuleb tegelikult silmas pidada head tava. Et on olemas sellised
ma ei taha öelda, et kirjutamata reeglid, tegelikult need on täitsa ilusti kirja pandud, et millisel moel tõesti annetusi koguda. Nüüd me teame, et võib-olla tänasel päeval ikka kogutakse annetusi ka nii-öelda kastikestesse, need võib-olla me näeme neid kastikesi võib-olla toidupoodides või erinevatel üritustel, kus inimesed siis koguvad annetusi. Nüüd annetuste kogumise juures on siis väga-väga oluline see, et oleks täpselt aru saada, mille jaoks, kellele seda annetust kogutakse, kuidas seda kasutatakse. Ja hiljem, nüüd kui tegemist on selliste anonüümsete annetustega, siis peab olema loomulikult see kas kuskil sotsiaalmeedias välja toodud, et mille jaoks ja kuidas te siis saadud annetusi kasutasite. Nüüd loomulikult annetusi tehakse täna ka väga palju otse organisatsioonide kontodele ja ka selle juures tuleb väga selgelt siis silmas pidada seda tagasisidet inimestele, kes on annetuse siis teinud. Ja ma ei lähe ka täpsemalt selle annetuste kogumise hea tava juurde, aga me oleme pannud siia need lingid, mida te hiljem siis saate siit slaidide pealt võtta ja lugeda juba täpsemalt, mida need siis sisaldavad. Läheme edasi. Räägime mõnest annetuskeskkonnast, kus need on erinevad keskkonnad. Ma räägin mõnest 3 erinevast annetuskeskkonnast, mis on meil siin Eestis ja kus siis vabaühendustel on võimalus siis nii-öelda ka saada annetusi. Üheks keskkonnaks on siis hooandja. Võib-olla see on ka selline keskkond, mis on väga, millest paljud on kuulnud ja see on ühisrahastusplatvorm. Ja see aitab siis loojatel ja algatajatel koguda rahalist toetust oma projektide elluviimiseks. Nii et kui teie vabaühendusena, teil on miski eesmärk, te tahate midagi korda saata, siis see on üks koht, kuhu te saate selle projekti üles panna. Et leida siis toetust siis siin Eestis olevate inimeste käest. Ja toetajad selles ühisrahastusplatvormis panustavad siis vabatahtlikult ja tavaliselt saavad nad seal vastutasuks siis mõne kingituse või tänuavalduse ja seda platvormi siis kasutatakse väga sageli kultuuri, kunsti, spordi ja kogukonna projektide rahastamiseks. Ja kui projekt saavutab seatud rahastuseesmärgi, siis algataja saab selle toetuse kätte. Kui seda eesmärki ei saavutata, siis tagastatakse see raha toetajatele. Nii et see on üks võimalus, kuidas koguda annetusi. On veel teine platvorm, Ma armastan aidata. Ja see on ka Eesti heategevusplatvorm, mida siis haldab Swedbank koostöös Heateo sihtasutusega. Ja see platvorm ühendab annetajaid ja vabatahtlikke erinevate vabaühendustega ja pakub siis võimalust toetada rahaliselt või siis ka oma ajaga erinevaid sotsiaalseid, hariduslikke, keskkonnaalaseid ja kultuurilisi algatusi. See platvorm teeb annetamise väga lihtsaks ja läbipaistvaks ja aitab leida usaldusväärseid projekte, mida toetada. Nüüd see platvorm on selline, et hetkel on seal 60 vabaühendust 5 erinevast valdkonnast ja aastas korra on siis võimalus vabaühendusel oma projektiga siis selle rahastusplatvormi poole pöörduda ja Swedbank siis ühes koostöös Heateo sihtasutusega teeb siis seal oma valiku, keda ta võtab siis aastaks sellele platvormile rahastust koguma. On veel üks Eesti-sisene võimalus oma projekt nii-öelda või
või ka oma ühing siis üles seada ja selleks on annetamistalgud. Nüüd 2025. aastal on juba teada, millal annetamistalgud toimuvad ja need toimuvad 2. detsembril. See on selline päev siis, kus kõigil on võimalus minna sellele annetamistalgute lehele, vaadata, lugeda neid projekte, mis on sinna üles pandud vabaühenduste poolt ja leida siis kas üks või mitu, kellele siis oma annetus teha. Nüüd selleks, et kõigis nendes või mõnes nendest platvormides osaleda, selleks on tegelikult vaja mõelda sul vabaühenduse esindajana, leida see oma sõnum ja leida see sõnum siis headele annetajatele, miks nemad peaksid just siis teie ühingut toetama või toetama seda üritust või eesmärki siis, mida teie tahate ellu viia. See on siis väga oluline, kui annetamise kogumise juures. Võime edasi minna. Kõige viimasena räägin mina sponsorlusest. Nüüd sponsorlus on vastastikusel kasul põhinev tegevus. Sponsorluse puhul ei ole tegemist siis annetamisega, vaid see on vastastikusel kasul põhinev tegevus, kus üks pool pakub siis toetust ja teine pool viib selle toel tegevusi ellu. Selleks siis võib olla jälle rahaline toetus, esemed, tooted, soodushinnaga teenus või kaup, ruumide rent. Nagu ma juba ütlesin ka, et see ei ole annetamine ning ettevõttel reeglina ei teki maksukohustust, kui ettevõte siis annetab sponsorluse korras ühele vabaühendusele midagi. Tegemist on sel juhul ettevõtlusega seotud kuluga. Nüüd, mida siis saab see ettevõtja, kes sponsoreerib siis teie üritust või teie vabaühendust, teie eesmärke, mida tema selle eest saab? Sponsorluse käigus tema saabki siis mõnes mõttes nagu sellist au ja kuulsust, et ta saab selle hea nime, ta saab selle reklaami, et tema on toetanud teie tegemisi, et tema on toetanud teie eesmärke ja plaane. Nii, ma arvan, et mina olen rääkinud kõigest ja nüüd võib-olla siis küsimused nende teemade kohta, siis, mida mina välja siin tõin, milleks siis oli liikmemaks, annetamine, heategevus, erinevad ühisrahastusplatvormid ja sponsorlid. Kui nüüd kellelgi on küsimusi, siis ta võib ka häälega küsida. Ja küsimusi võib panna ka vestlusesse, et kui praegu kohe ei ole, aga hiljem tekib, siis kindlasti küsige ja me jälgime vestlust ka, et siis saate vastused. Et selline otse osalemise mõnus kaasnähtus, et saate kohe oma küsimustele vastused kätte. Kui tundub, et hetkel ei ole, siis liigume edasi minu lemmikteemaga. Ehk siis omatulu teenimisega, mis siis sellise on kindlasti vabaühenduse tegevuses selline jätkusuutlik võimalus toimetada. Et mitte pigem siis loota teiste peale, vaid iseenda peale. Et kellelgi on praegu kõlar lahti või mikrofon lahti, et kellel on, siis palun pange kinni. Ja oma tulu siis tagab teie ühingu jätkusuutlikkuse ja sõltumatuse ja samuti aitab see planeerida siis pikaajalist arengut, et kui sellised muud
muud võimalused, millest ka hiljem räägime, näiteks projektitoetus võivad olla pigem sellised, et kas saab raha või ei saa raha, et siis oma tulu teenimine on selline kindla peale minek. Ja räägingi siis erinevatest võimalustest, mismoodi siis erinevad organisatsioonid enda omatulu teenivad. Ja panen juurde siis ka mõned sellised praktilised näited, et võib-olla saate ka enda jaoks mingisuguse sellise hea mõtte, kuidas enda ühingus edasi minna. Ehk siis teenuste osutamine on üks selline kõige levinum viis, kuidas omatulu teenida ja tihti on ühingutel erinevad unikaalsed teadmised ja oskused, mida siis näiteks jagada, pakkuda kogukonnale, teie piirkonnas olevatele ettevõtetele, avalikule sektorile, kellele iganes siis mingisuguse tasu eest. Ehk siis näidetena siin teenuste osutamisest, millest ma praegu hiljem räägin ka natukene pikemalt, ongi siis näiteks erinevad avalikud teenused koostöös kohaliku omavalitsusega, mis iganes valdkonnas see siis võib olla, sotsiaalhoolekanne, noorsootöö, keskkonnateemad või mis iganes muudel teemadel, tugiisikuteenused, noorteprogrammid, kõik sellised, mida siis teie omavalitsus võiks tellida vabaühenduse käest. Ja sinna alla käib ka siis näiteks erinevad kogukonnateenused, seal eakatele abiteenused, lapsehoid, kogukonnaaedade rajamised, vabatahtlike vahendamised, et kõik sellised asjad. Samuti siis näiteks teenuste alla võiks liigitada erinevad turismiga seotud teenused, pakute seal näiteks giiditeenust või olete matkajuhiks oma kohalikus kogukonnas või tutvustate sealset kultuuripärandit või teete seal loodusretkesid, et kõik need on siis sellised võimalused erinevate teenuste osutamiseks, mille eest on siis võimalik raha küsida. Ja seda raha küsimist ei pea kartma, et pigem inimesed nähtavasti tulevad teie juurde ja arvavad, et see teenus maksab, mitte et te olete seal omast vabast tahtest ja ootate, et keegi tuleks ja ootaks, et te tasuta neid asju teete. Siis järgmine võimalus on tasu eest korraldatavad sündmused. Ehk siis erinevad tasulised sündmused aitavad ka vahendeid koguda teie tegevuse jätkamiseks ja võivad olla ka hea võimalus teie liikmete, kogukonna, teie külaliste teadlikkuse tõstmiseks. Ehk siis sündmused võivad olla siis mitte ainult külapäevad, kus nähtavasti teil ei ole sissepääsupiletit või siis mis iganes enda vabaühenduse avatud ustepäevad või sellised tutvustussündmused, aga miks mitte korraldada ka erinevaid koolituse, seminare, toetada vaimset tervist ja müüa seda välja kui teie ühingu nii-öelda raudvara, et sellised koolitused maksavad üsna palju ja see võiks täiesti vabalt olla nii mitmetegi vabaühenduste võimalus raha teenida. Samuti siis erinevad heategevusüritused, kontserdid, oksjonid, pileti ja annetustulud ka ja siis tulu siis nii-öelda saab suunata hiljem siis vabaühenduse eesmärkide toetuseks. Samuti siis näiteks erinevate töötubade, laagrite korraldamine, mille eest osalejad osalustasu maksavad, et siis on samamoodi selline teenimise võimalus. Siis muidugi tavapärane erinevates ühingutes on toodete müük ja see peab siis olema vastavuses muidugi ühingu tegevuse ja väärtustega, aga tihti on näha, et erinevad vabaühendused on võtnud vaevaks endale oma tooted siis tekitada, et kui on tegemist külaseltsiga, siis võib-olla kohalik käsitöö, kingitused, talukaubad, erinevad trükised, infomaterjalid,
organisatsiooni tegevusega seotud raamatuid, juhendeid, kalendreid, mida iganes on võimalik siis toota ja ka suuremad asutused siis näiteks müüvad erinevaid bränditud meeneid, näiteks T-särke, kotte, kruuse või mis iganes magneteid. Et seal võimalusi on väga palju ja tuleb lihtsalt olla loov ja vaadata üle, et mis see oleks. Kindlasti nõuab see siis ka teatavat väljaminekut, just näiteks selle bränditud meenete müügi puhul, ehk siis tuleb anda kas raha või aega selle jaoks, et need meened siis tekiksid, aga pärast on võimalik siis müügituluna see tagasi saada ja veel rohkemgi. Siis Maile mainis juba liikmemaksusid ja osalustasusid, ehk siis igapäevaste tegevuskulude katmiseks on hea võimalus liikmemakse koguda. Ja ühingud, kes on näiteks siis spordi- ja huvialaklubid või erinevad erialaseltsid või kutseliidud või nendel on justkui sellised igakuised või iga-aastased liikmemaksud, aga miks mitte ka väiksemad ühingud, kellel on siis samamoodi võimalus enda liikmemaksu suurus üle vaadata ja seda siiski koguda, et tean mitmeid ühinguid, kes ei võta ühingus osalemise eest liikmemaksu, aga kindlasti soovitan seda teha, et mis iganes summa on parem kui 0 ja see võib teil maksta kinni näiteks raamatupidaja või korraldada teie järgmise sündmuse, et see on kindlasti võimalus, pigem mitte selline halb kohustus. Ja samuti siis osalustasusid võib ka näiteks kehtestada kohalike erinevate kooskäimiskohtade jaoks, et kui teil on seal mingisugused ruumid, kogukonnakeskused, klubiruumid, et siis miks mitte siis, kui keegi tahab seal mingisugustes sündmustes osaleda või seda ruumi kasutada, siis selle eest raha küsida ja endale oma tulu teenida. Järgnevalt siis näiteks ka erinevad kogukondlikud algatused, ka mida Maile puudutas, siis erinevad ühisrahastuskampaaniad, erinevate konkreetsete algatuste jaoks, mis iganes teil on tarvis siis seal teha, mänguväljakut rajada või mõnda enda teenust arendada, siis miks mitte neid ühisrahastusplatvorme selle jaoks kasutada ja enda algkapital sealt kaudu saada. Ja kindlasti siis ka erinevad kogukonnaturud ja laadapäevad ja tean ise, et tasub ainult küsida ja erinevad laadakaubad tulevad kohale ka kogukonna liikmete käest, mille eest on võimalik siis tulu teenida, õnneloosi korraldada, kes toob auhinnaks kõrvitsa, mille eest tegelikult raha maksma ei pea, või siis moosipurgi, et see on ka selline nii-öelda ju oma tulu tegelikult kokkuvõttes. Ja samuti siis oksjonid, mida ma ennem ka mainisin, et erinevate oksjonite korraldamine samamoodi võib siis teile tulu tekitada. Järgnevalt koolitused, veebikursused, konsultatsioonid, saage enda kogukonnaga kokku ja vaadake üle, kes teil seal on. Võimalik, et teil on olemas väga teadlikud inimesed, kes saavad oma teadmisi ka edasi anda ja see võib väga kasumlik omatuluallikas olla, erinevate veebikursuste ja koolituste korraldamine. Et see kindlasti istuge maha, vaadake, et need oleksid võimalikult praktilised, et inimesed tunneksid selle vastu huvi ja kutsuge endale koolitajaid, millel on siis osalustasuga, kas teil on kutsutud koolitaja või olete oma kogukonnast leidnud koolitaja, siis osalustasu kindlasti juurde ja teie oma tulu võibki sealt tekkida. Ruumide rentimine samuti. Kui teil on oma külamaja, omaenda maja, rentige ruume, vaadake üle, et teie külalistel oleks seal mõnus ja mugav. Nad tulevad teinekord tagasi, soovitavad ka sõbrale ja tihtipeale otsitakse
just nagu pelgupaika nendest ruumidest, mis on juba ammu kasutatud ja tullakse hea meelega kuskile maakohta, et tänapäeval inimesed liiguvad autoga ja paljudes kohtades on ka bussiühendus või rongiühendus väga hea, et hõigake välja ja vaadake, mis juhtub, et katsetamine ei maksa midagi. Ja pange enda ruumid tööle. Nii koosolekute kui seminariruumidena kui ka siis sündmuste korraldamise pindadena, et pulmad, sünnipäevad, konverentsid otsivad pidevalt endale kohti, kuhu minna, samuti erinevate laagrite korraldajad või majutuse otsijad, et majutus võib ka olla see, kui teil on kena muruplats, kus saab telkida ja teil on majas olemas näiteks WC ja duširuum, siis sellest annab juba paketi kokku panna, et olge loovad ja julged. Siis jah, just, et teie eesmärkidega need kattuksid, leidke endale sobivad tuluallikad ja tehke endale plaan ja looge ärimudel, et see on selline pikaajaline kestlikkus kindlasti võimalik, et pange enda toodetele, teenustele õiglane hind ja arvutage läbi ja ma usun, et õnnestub, et meiega, Maile ja Kerstiga oleme kindlasti abiks, kui kellelgi tuleb plaan, et tahaks proovida. Nii, siis läheme järgmise slaidi juurde, milleks on siis sotsiaalne ettevõtlus. Ja sotsiaalse ettevõtluse peamine selline eesmärk on ühiskondliku, keskkondliku mõju loomine äritegevuse kaudu. Ehk siis sotsiaalne ettevõtlus on tulu teenimine koos maailma päästmisega, on selline lühikokkuvõte sellest võimalusest. Ehk siis erinevalt sellest, kui te tavapäraselt võtate seal ette ja teete mingisuguseid eelnevalt nimetatud asju selle jaoks, et raha teenida, siis sotsiaalne ettevõtlus ei keskendu ainult kasumi teenimisele, vaid siis investeerib teenitud tulu tagasi ühiskonna või looduse heaolusse. Ehk siis see aitab erinevaid sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme näiteks lahendada ja seal on väga innovaatilisi lahendusi, kuidas seda tehakse. Näiteks Eestis tegutsevad erinevad uuskasutuskeskused, te kindlasti teate mõnda, olete mõnda sattunud, ehk siis uuskasutuskeskused näiteks koguvad annetatud esemeid kokku ja saadavad need uuesti kasutusse, siis toetavad sellega ringmajandust ja vähendavad samuti jäätmeid. Siis on erinevad ÜRO kestliku arengu eesmärkide toetamisega seotud sotsiaalsed ettevõtted, kes tegutsevadki nii-öelda laiema visiooniga ja panustavad sellise kestliku arengu eesmärkideks, näiteks vaesuse vähendamine ja hariduse edendamine, keskkonnakaitse ja näitena võib siin tuua näiteks Tartu Loodusmaja, kes siis keskkonnaharidust pakub ja aitab ka kasvatada siis loodushoiu teadlikkust ja innustab igati jätkusuutlikke eluviise. Siis kasumi investeerimine tagasi ühiskondliku mõju suurendamiseks on selle eripäraks on see, et teenitud tulu ei jaotata omanike vahel dividendidena, vaid investeeritakse siis uuesti taas sotsiaalsesse eesmärki. Näiteks sotsiaalne kohvik pagariäri Pai annab tööd erivajadusega inimestele ja siis suunab selle teenitud tulu nende toetamiseks ja arendamiseks, et üks selline sotsiaalse ettevõtluse näide. Ja samuti siis müüakse tooteid ja teenuseid sotsiaalse missiooniga ja samuti siis ühiskonna parandamine, mitte kasum. Et
näiteks on olemas sotsiaalne ettevõte, mille nimi on Funki ja tema toodab siis taaskasutatud materjalidest jalanõusid, aitab sellega siis samamoodi jäätmeid vähendada ja suurendada keskkonnasäästlikkust. Siis luuakse paljud sotsiaalsed ettevõtted annavadki töövõimalusi nendele, kes on tavapärasel tööturul, kellel on keeruline hakkama saada ja noh, näiteks erivajadusega inimesed, pikaajalised töötud pagulased, et selliseid ettevõtteid on palju. Ja kui ma enne innovaatilisusest rääkisin, siis need ettevõtted on sageli innovaatilised ja otsivad just uusi võimalusi nende probleemide lahendamiseks, mis meil siin maailmas ümberringi on. Olgu siis digilahendused, erinevad sotsiaalsed teenused, keskkonnasõbralikud tootmisviisid, et ka on olemas tegijaid, kes toodavad näiteks taimekiududest biolagunevaid pakendeid ja aitavad siis näiteks plastireostust vähendada. Ja siis sotsiaalsed ettevõtted panustavad ka tihtipeale kohaliku elu edendamisse. Et toetavad kohalikku põllumajandust näiteks, erinevad mahetalud, kohvikud pakuvad mahetoitu, hubast kohtumispaika kogukonna jaoks ja ka möödujate jaoks, et selliseid sotsiaalse ettevõtluse näiteid on väga palju ja paljud neist on vabaühendused, et need ei pruugi olla ainult vabaühendused, aga väga paljud neist on ja on leidnud enda sellise lisa teenimise ja tegutsemise võimaluse, kaasates oma kogukonda ja pakkudes inimestele tööd ja vajadust kodust välja minna, et nii see on. Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik on Eestis täitsa olemas, kellel on rohkem huvi, saate uurida nende kodulehe pealt sev.ee siis rohkem selle teema kohta. Nii, ja läheme edasi partnerluse, koostöö ja kogukonna ressursside kasutamisega, ehk siis samamoodi minu lemmikteema, kui on inimesed, kui on vabaühendused, kui on ettevõtted, kui on mis iganes grupid, kes tegelevad siis erinevate asjade loomisega, tegemisega, enda igapäevatöödega, siis koostöö on alati selline jõud, mis viib ju edasi rohkem kui see, kui sa üksinda kuskil toimetad ja kindlasti toob suuremat mõju ja aitab erinevaid ressursse tõhusamalt kasutada, et üksinda ei pea absoluutselt mitte tegutsema ja võib-olla kui te leiate rohkem koostöövõimalusi, siis ka see on nii-öelda, kui me täna räägime rahastusvõimalustest, siis kui see rahasse arvestada, siis tegelikult väga arvestatav summa raha, mis tegelikult tuleb inimestest, partneritest ja teie enda ümbritsevatest ressurssidest. Ja siis no mõned sellised näited ka, et koostöö teiste vabaühendustega, ettevõtetega, avaliku sektoriga, et kui näiteks kaks vabaühendust tegutsevad ühes ja samas valdkonnas, näiteks noortega, sama keskkonnateemadega, millega iganes, siis on võimalik ju jagada koolitusi, kontakte, rahastusvõimalusi, ühiselt kirjutada projektitaotlusi, et helistage, kirjutage, saage kokku ja tehke asju koos ja te saate sama raha eest topelt rohkem. Siis kogukond on ise ju kõige suurem meie ressurss ja kohalikud inimesed koos oma teadmiste ja oskuste ajaga on võimelised toetama ja nad ka tahavad tegelikult toetada vabaühenduste tegevusi. Tihtipeale nad lihtsalt ei tea, kuidas ühendust võtta, mismoodi nad sinna saavad, jagage enda
jagage infot selle kohta, kui te olete vähegi võimelised võtma vastu uusi inimesi, kes tegelikult on oma värskete mõtete, ideede ja ajaga teile suureks abiks. Et kaasake vabatahtlikke kindlasti enda sündmuste korraldamisel ja kasvate läbi selle kindlasti jõudsasti ja olete võimelised rohkem teenuseid pakkuma. Siis ruumide poolest tegelikult paljudel vabaühendustel ei pruugi olla oma ruume ja nad ei pruugi neid ka vajada tegelikult, et kui on koostöö kohalike ja olemasolevate kogukonnakeskustega, raamatukogudega, noortekeskusetega, avalike väljakutega, et kasutage neidki enda ressurssidena. Et kui korraldate töötuba, siis te võite vabalt teha seda kohalikus raamatukogus, koolimajas, mis võib ollagi soodsam või isegi tasuta ja samamoodi siis teie inimesed saavad ka ju sinna ruumidesse sisse ja võib-olla tekib sealt nii mõnigi koostöö lisaks sellele ühele töötoale. Ja jagage omavahel julgesti ressursse ja teenuseid, et tean ise omast käest, et eestlased on pigem need, kes tahavad ainult oma asja ajada, oma mätta otsast, et kui teisele midagi anda, siis alati jääb tunne, et võib-olla pärast olen võlgu, aga või keegi teine on mulle võlgu, aga jagage julgesti enda kulusid ja ka tulusid, et ja see tohutu jagamismajandus tegelikult aitab tegutseda jätkusuutlikumalt ja aitab kindlasti suurema sammuga edasi astuda. Et jagage kas või helisüsteeme, projektoreid, jagage sõitusid, jagage oma vabatahtlik rahastustaotlusi, et tehke koostööd ja tegelikult, nagu ma enne ütlesin, siis seal on väga suur jõud koostöös. Nii, siis erinevad teadmised ja oskused, mida te saate kasutada erinevate sündmuste korraldamisel, võtke ka punti enda korralduskogemusega inimesed ja kohalikud eksperdid, käsitöömeistrid, ettevõtjad, et nad on kindlasti ju mitte seekord nõus ennast jagama, siis nad teavad vähemalt, et kui neil on miskit, siis nad saavad tulla ja kogukonnas kaasa lüüa. Et korraldage töötubasid ja tehke ennast nähtavamaks, et see aitab kindlasti palju kaasa. Ja miks mitte ka siis sellist rahvusvahelist koostööd teha, et on ju olemas erinevaid rahastusprogramme, erinevaid platvorme, kus te näete, kust kaudu saab leida siis partnereid välisriikides teiega sarnaste organisatsioonidega, et see võimaldab nii kogemusi jagada, rahalist tuge võib-olla saada ja laiendada enda tegevusi üle oma kogukonna piiride tegelikult ja ka üle riigipiiri tihtipeale, kui teil vähegi jaksu on. Ehk siis selle slaidi kokkuvõte, partnerlus ja koostöö. Need aitavad kindlasti saavutada oma eesmärke kiiremini ja tõhusamalt ja jagage julgesti enda ressursse, kaasake enda kogukonda ja suurendage seeläbi enda mõju ja jätkusuutlikkust. Ja siis ma räägin nüüd natukene sellest ka, et millised võimalused on kohaliku omavalitsusega koostööd teha. Ehk siis KOV-i teenuste delegeerimine tähendab seda, et omavalitsused ei paku kõiki teenuseid ise ja kindlasti te olete märganud ka, et mingisuguseid vajakajäämisi võib olla teie piirkonnas ja te olete ise võib-olla valmis käed külge lööma, et need asjad ära teha. Ja paljud KOV-id siis usaldavad need enda
justkui teenused, mida nad peavad osutama oma partneritele ehk siis vabaühendustele või sotsiaalsetele ettevõtetele, kes siis viivad need teenused ellu kogukonna vajadustest lähtuvalt. Ja miks see hea on, siis just sellepärast, et selle kohaliku inimese osutatud teenus on tihtipeale kvaliteetsem ja paremini kättesaadav. Et vabaühendused on tihti paindlikumad ja suudavad enda pakutud teenuseid siis paremini kohandada just nendele inimestele, kes tegelikult seda vajavad, kui siis KOV näiteks, kes kuskilt kaugelt vaatab, et võib-olla seal on tarvis, on ju. Vabaühendused kindlasti tunnevad enda kogukonda paremini ja nad on kohalike probleemidega kursis, oskavad lahendusi pakkuda ja need lahendused siis tihtipeale ka päriselt toimivad, mitte ei ole lihtsalt seal kuskil kabineti sügavuses välja mõeldud. On ka selliseid juhtumeid juhtunud. Ehk siis see annabki võimaluse vabaühendusele enda piirkonnas toimetada ja KOV saab enda strateegilisele juhtimisele keskenduda selle asemel, et hallata siis kõiki teenuseid ise, mis siis võiks erinevates piirkondades vajalikud olla. Ja olen siia ühe näitena ka toonud, mis on selline üsna tavapärane, et noortekeskuste tegevusi pakuvad siis vabaühendused ja KOV siis justkui rahastab seda tegevust, et see KOV-id just KOV-ide jaoks ei ole siis see teenuste delegeerimine lihtsalt see, et nad annavad üle töö kellelegi teha, vaid see ongi siis see võimalus, et asjad saavad tehtud paremini ja tõhusamalt ja just vajaduspõhisemalt, mitte nii nagu, et ühe puuga ei saa tihtipeale kõiki asju lüüa. Siis järgmine slaid. Teenused, mida saab delegeerida, on siis näiteks kõik teenused, mida omavalitsus pakub, absoluutselt ei pea olema vabaühenduste haldusalas ja nende toimetada, aga väga paljusid võivad vabaühendused pakkuda palju paremini, kui nad tegutsevad siis omaenda kogukonna sees. Juba nimetatud noorsootöö näiteks, erinevad sotsiaalteenused, näiteks tugiisikud, hooldusteenused eakatele ja erivajadusega inimestele. Viimasel ajal vägagi teravalt on meil need erinevad kriisiabiteenused ju päevakorras, huviharidust, erinevad huviharidustegevused, noorte nõustamine, tugiprogrammid ehk siis ja samamoodi keskkonnateenused, nagu ma ennegi mainisin, mingisuguseid loodusharidusprogramme koolidele või vaimse tervise programme, liikumisharrastuste edendamine, kohalike festivalide, kogukonnasündmuste korraldamine, ehk siis kultuurielu hoidmine, erinevad treeningprogrammid, et neid on tegelikult palju, mida on võimalik siis pakkuda. Ja kuidas see teenuste delegeerimine võiks siis ideaalses maailmas toimuda, ongi siis see, et KOV peaks justkui määrama, millist teenust on vaja delegeerida, ja kui ta ei tea seda, siis ju erinevates piirkondades on ka olemas ümarlauad või minge ise kohale ja öelge, et see on selline vajalik teenus. Et siis enamasti võiks siis välja kuulutada konkursi või teha otsepakkumise vabaühendusele, kes siis saab kandideerida selleks teenusepakkujaks. Vabaühendus siis esitab taotluse, kus ta kirjeldab, kuidas ta seda teenust saaks pakkuda ja millised on need kvaliteedistandardid, milline on teenuse maksumus. Seejärel sõlmitaksegi siis leping, määratakse rahastus, vastutus, kvaliteedinõuded ja vabaühendus saab siis selle teenuse elluviimisega tegelema hakata. Ja KOV siis ideaalses maailmas siis tegeleb selle järelevalvega ainult,
et vajadusel siis toetab teenuse osutamist ja teeb järelevalvet. Et näiteks näitena siis lihtsalt, et kui omavalitsus soovib, et noortel oleks kättesaadav tasuta huvitegevus, võib ta leppida siis kohalike vabaühendustega kokku, kes korraldab näiteks iganädalasi töötubasid, erinevaid huvitegevusi. Selle eest saab vabaühendus KOV-ilt rahastuse, näiteks katab sellega ära enda juhendajate ja ruumide kulud. Ja selle mudeliga siis ongi võimalik pakkuda selliseid kogukonnapõhiseid teenuseid, kus iga osapool panustab just sellega, millest tema kõige tugevam on. Vot nii, ja siis minu viimane slaid on siis erinevad väljakutsed, mis siis selliste teenuste delegeerimisel tekkida võivad. Ehk siis kõik on üsna selge ja ideaalne, et kui kõik niimoodi toimiks ka, ja ma usun, et see on suuresti sellise läbirääkimise küsimus, et paljud asjad saavad ellu tulla just siis, kui keegi nendest unistab ja ka lahendusi välja pakub, et olge kindlasti selles osas julged. Aga peamised väljakutsed võivad siis olla just see, et jah, see rahastus näiteks tuleb, aga see on ebastabiilne. Sageli sõlmitakse sellised lepingud lühikeseks ajaks ja see ei taga seda pikaajalist jätkusuutlikkust teile. Siis näiteks kuidas see teenuse kvaliteedi pool, et kuidas tagada, et see standarditele vastab ja tõesti kogukonda aitab, et selles osas võivad kahtlused tekkida ja võib siis ka tekitada vabaühendustele väga suure halduskoormuse, et tihti on sellise teenuse osutamine seotud päris suure hulga bürokraatiaga ja aruandlusega, erinevate lepingute haldamise, finantskontrolliga, et väiksematel vabaühendustel lihtsalt võib olla keeruline selle kõigega toime tulla. Aga lahendustena siis võib-olla pikaajalisemad lepingud paluda sõlmida, mis on mitu aastat pikad, et need tagavad järjepidevust ja võimaldavad ka siis arendada seda teenust, et kui need lühiajaliselt midagi teevad, siis tegelikult aeg on näidanud, et uus aastaring võib-olla toob hoopis uusi ja paremaid mõtteid, kuidas seda sama asja teha. Ja samuti saab siis erinevaid segarahastusmudeleid seal kasutada, et näiteks kogukond panustab ise ja samas saab ka riikliku toetuse sinna juurde. Ja siis kvaliteet peaks kindlasti olema siis võimalikult selgelt määratletud, et mis siis, mille järgi hinnatakse, et see tulemus on kvaliteetne ja regulaarselt siis omavahel suhelda, tagasisidet anda ja pidevalt seda teenust parandada. Ja muidugi see koostöö jällegi, et KOV ja vabaühendus peaksid kindlasti tihedasti koostööd tegema, et see ei peaks lihtsalt formaalne olema, vaid regulaarne suhtlus ja partnerlus ja ühine probleemidele lahenduste leidmine, et see on siis selline võib-olla võti, kuidas see asi toimima saada. Ja muidugi KOV saaks ka siis sellist bürokraatiat vähendada ja sellist tuge pakkuda just selle halduskoormuse vähendamiseks ja selleks, et jääks rohkem aega päris tegevustega tegeleda. Ühesõnaga kokkuvõtteks selle slaidi kokkuvõtteks siis, et erinevate teenuste delegeerimine võib siis pakkuda erinevaid paindlikumaid teenuseid teie kogukonnas koha peal ja just selliseid, mis kogukonna vajadustele paremini vastavad, et aga selged kokkulepped teha, tugev koostöö omavalitsusega ja jätkusuutlik rahastus, et kui need asjad omavahel kokku leppida, siis peaks kõik võitma, et nii omavalitsused, vabaühendused kui kõige rohkem võidab sellest kindlasti kogukond. Et koostöös peitub jõud, tehke koostööd nii palju kui võimalik. Ja kui on küsimusi, siis vastame jooksvalt või pange ka siia vestlusesse küsimusi.
Kas meil oli vestluses praegu Kersti? Kas sa ei jälginud? Vestluses olid mõned küsimused. Maile vist vastas neile juba jooksvalt. Olgu, siis on hästi. Või tahab keegi veel jälle üle küsida, et jäi midagi arusaamatuks? Aga võib-olla siis hoiame, kuna meil on veel pool tundi aega, hoiame aega kokku ja pange jooksvalt, ma jälgin nüüd vestlust, et siis ma saan veel vastata, et anname siis sõna Kerstile ja Kersti räägib sellest kõige põnevamast osast siis, et kuidas siis erinevate projektide läbi raha küsida endale. Aga enne kui projektide juurde jõuame, siis räägime natuke veel avalikust sektorist ja kohalikest omavalitsustest, ministeeriumitest, nende jagatavast tegevustoetusest. Et see võiks olla tuttav neile, kes on kohalikust omavalitsusest tegevustoetust küsinud ja tegevustoetusega siis näiteks omavalitsus toetab oma valla või linna vabaühendusi, toetab nende tegevust, toimimist ja see ei ole projekti toetus, vaid pikemaajalisem toetus ühingu tegevuse jaoks, kus tehakse siis omavalitsusele toetuse taotlemiseks pikemaajalisem aastane näiteks tegevuskava, eelarve ja raha on natuke vabama kasutusega kui võib-olla projektitoetuste juures. Ja seda ei tohiks nagu teenuste delegeerimisega segamini ajada. Teenuste delegeerimisest rääkis Kätrin eespool päris põhjalikult. Ja ka ministeeriumid on need, kes toetavad oma valdkonna vabaühendusi, kui nad soovivad läbi nende mingisugust ühiskondlikku mõju või muutust saada, siis tavaliselt on selleks strateegilise partnerlus. Sõlmitakse siis selline ühingu tegevuse toetuseks strateegilise partnerluse leping ja seda on näiteks siis paljudes sotsiaalvaldkonna vabaühenduste, hariduse, noorte pääste vabaühenduste puhul, et neil on oma valdkonna ministeeriumiga sageli siis sellised strateegilise partnerluse lepingud. Et ka see on üks võimalus oma ühingu tegevusi rahastada. Aga loomulikult lemmikteema ja kõige levinum ja tuntum ja armastatum toetusvõimalus on projektidega raha ja toetuse küsimine. Aga tänase päeva võib-olla eesmärk ei ole teile nii palju just neid projekte ja programme, fonde tutvustada, kui just kõik see, mis eelnes Kätrin ja Maile poolt. Et öelda teile, et projektidega toetuse küsimine ei ole ainuke võimalus oma tegevusi rahastada. Et neid võimalusi on palju enamaid ja võib-olla enne projekti kirjutamist tasuks vaadata, mis ressursse meil endal oma kogukonnas või vabaühenduses olemas on. Kas me saame võib-olla mingid tegevused kaetud liikmemaksu, sponsorluse, annetuse, omatuluga, et me alati ei pea kõige esimese valikuna mõtlema just, et me pöördume selle projekti taotluse poole. Et võib-olla selline projekti sõltuvus on meie ühenduste seas pisut ehk liiga levinud ja soovitaksime just ja suunata sinna oma ressursside ja teiste lahendusteede juurde, et mitte alati projekti valida. Aga projekte võib kirjutada, peab ja ka kirjutatakse. Enne kui minna nüüd konkreetselt programmide või fondide loetlemise juurde, tahaksin südamele panna ja üle rääkida selliseid olulisemaid tähelepanekuid ja nõuandeid, mis me oleme kõik suhteliselt pikaajalised MTÜ-de konsultandid, et mis meil siis on oma tööpraktikas ette tulnud just nende rahastusvõimaluste ja projektitaotluste nõustamise juures. Väga-väga oluline, enne kui hakkate üldse projekti kirjutama või taotlust kirjutama, tuleks teha põhjalik eeltöö ja läbi mõelda, miks, kellele, mille jaoks ja millal te seda tegevust või toetust tahate küsida, ehk oma projekti idee põhjalikult eelnevalt läbi mõelda
oma ühingu teiste liikmete või meeskonna või juhatusega läbi arutada. Kui see on tehtud, siis tutvuda rahastajatega ja rahastajate puhul võiks selleks olla siis kas mingi toetusprogramm, avatud taotlusvoor, fond, need on ka erinevate nimedega ja kindlasti läbi lugeda selle rahastaja raha andmise tingimused ja kord. Jällegi erinevate nimetustega, kas siis määrus, kord, taotlusvooru tingimused, sest selles on kirja pannud rahastaja need nõuded ja tingimused, millega teil on üldse võimalik raha saada. Ja põhjalik tutvumine selle määruse või taotlusvooru tingimustega hoiab ära selle, et te kirjutate võib-olla mõne projekti sellisele rahastajale, kes on teid näiteks taotlejana välistanud või te küsite toetust sellisele tegevusele, mille puhul rahastaja on öelnud, et tema seda tegevust ei rahasta. Te teete võib-olla lihtsalt mõttetut tööd ja tuleb välja, et pikk projekti kirjutamise protsess lõpeb lihtsalt väga kiiresti tehnilises menetluses ei vastusega. Et kuidas seda infot saada, siin oli ka, et kus chatis küsimus, et kust saab rahastajate kohta infot, siis üks võimalus on muidugi nende kodulehed. Teine on see, et nendel kodulehtedel on väga sageli ka võimalus liituda nende rahastusprogrammide või fondide infokirjaga. Ja kui te sellega liitute, siis te saate perioodiliselt infot ka avanevate uute taotlusvoorude kohta. Kindlasti, kui te loete läbi need rahastaja tingimused ja korrad, vaadake, kas te olete abikõlblik taotleja, kas teie olete see, kellele rahastaja tahab raha anda, kas teie ühing sobib nende tingimustega, kas te olete sobivas maakonnas võib-olla või piirkonnas ja vaadake ka seda, et kas see projekti idee, mis meil on, sobib rahastaja eesmärkidega. Ja siin on kindlasti see koht, kus te võite nõu küsida. Võite nõu küsida oma maakondliku arenduskeskuse vabaühenduste konsultandilt, helistada, kirjutada ja samuti selle programmi või rahastaja kodulehel või siis selle taotlusvooru avamise info juures on kindlasti ka kontaktisik, kas selle programmi koordinaator või spetsialist ja tema kontaktid. Neile võib väga julgesti helistada ja selle programmi kohta nõu küsida, sest nemad on kõige paremini kursis sellega, kellele, miks ja milleks raha antakse sellest rahastusvoorust. Nii et küsige nõu ja tehke seda enne, kui olete alustanud oma taotluse koostamist või siis ka taotluse koostamise hetkel. Veenduge, et teil on selle projekti elluviimiseks olemas vajalikud ressursid, et teil on inimesed, et nendel inimestel on oskused, et teil on aega projektiga tegeleda, et teil on piisavalt vahendeid, näiteks oma finantseeringut. Tutvuge sellega, millised on abikõlblikud kulud ja millised mitte, et kas toitlustust lubatakse maksta, kas auhinnad on abikõlblikud, kas kulud peavad olema makstud taotleja arvelt, kas kulusid tohib teha kohe taotluse esitamise järel või alles pärast lepingu sõlmimist. Et igal rahastajal on kindlasti erinevad tingimused ja nõuded ja nendega tuleb eelnevalt tutvuda. Tutvuge oma finantseeringu, kaasfinantseeringuga, kui suured protsendid, kas ma pean kogu oma finantseeringu ise maksma, kas mul võib olla kaasfinantseerijaid, kas ma pean taotlusele kaasa panema hinnapakkumised, millisest summast nõutakse hinnapakkumisi, kui mitu neid peab olema. Kõik need on kirjas selles samas rahastaja määruses või korras. Ehituste puhul kindlasti väga oluline, soovitaksin pöörduda oma kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialisti või eksperdi poole ja küsida temalt kas siis kinnituskirja või nõusolekut ja infot selle kohta, et milliseid
ehitusseadusest tulenevaid tingimusi peab see teie investeering täitma. Kas teil on vaja ehitusprojekti, piisab lihtsalt ehitusteatisest, kas teil on vaja muinsuskaitse või looduskaitse kooskõlastusi või lubasid, et ka need võiks juba projekti kavandamise hetkel olla läbi mõeldud ja omavalitsusega ka suheldud. Varuaega selles mõttes, et projekti menetlemine ehk rahastaja poolt nende taotluste ja projektide läbivaatamise periood võib olla pikem, kui te olete arvanud. Et ka sellega saate te tutvuda selles samas rahastaja korras või määruses. Sest näiteks praegu PRIAs avatud liidertaotlusvoorud, nende menetlusperiood on umbes 5,5 kuud. Ja kui te olete planeerinud, et esitate taotluse ja hakkate 2 nädala pärast kohe ellu seda viima või te saate raha vähemalt kuu aja jooksul kätte, siis see nii ei pruugi olla. Ja et ei tekiks sellist pärast projekti esitamist ebameeldivat üllatust, et me ei saagi otsust ja me ei ole saanud raha, siis mitte 6 aja jooksul, vaid lähebki pool aastat aega, Euroopa Liidu projektide puhul võib-olla veel aasta ja rohkemgi. Jällegi, lugege korda, lugege tingimusi, te saate seda enne projekti esitamist sealt teada. Soovitav on kindlasti projekti koostamisel kaasata siis oma projekti meeskondaga ühingu juhatus ja kindlasti teavitada oma ühingu liikmeid, kas siis näiteks üldkoosolekul, et meil on kavatsus ja plaan selline projekt teha, selline tegevus, küsime sealt rahastust. Et hiljem ei tekiks üllatusi, et liikmed on pahased, et kust mingisugune tegevus tehti, kes raha sai, kuhu see raha pandi, et nii liikmed kui juhatus oleksid siis selle projekti kavandamise ja elluviimisega kursis. Ja lõpetuseks võtke teadmiseks, et teie projekt kandideerib alati teiste projektidega. Eestis on kõik taotlusvoorud ja projektikonkursid väga tihedad. Taotlejaid on alati 3-4 korda rohkem kui võimalus raha jagada. Ja võib juhtuda ka nii, et teie projekt ei pruugigi mitte kunagi rahastust saada, et ka see ei ole siis sellisel juhul maailma lõpp. Et tuleb kasutada neid teisi meetodeid, mida me varasemalt täna rääkisime. Et projekt ei ole see ainuke ja võimalik lahendus võib-olla selle tegevuse elluviimiseks. Ja ei tasu ka kindlasti meelt heita, kui esimesel hetkel saate mingilt rahastajalt ei vastuse. Küsige alati nõu või sellist tagasisidet, et miks teie projekt siis raha ei saanud, et mida võiks parandada või mida muuta. Võib-olla te hoopis kirjutasite valele rahastajale. Ja võtke neid soovitusi siis arvesse ja tulge küsige jälle meilt nõu ja otsime teile võib-olla siis teise sobivama rahastusallika või aitame siis teie seda taotlust või projekti rahastajale sobivamaks muuta. Nii et tulge meie juurde nõu küsima. Aga nüüd siis läheme nende projekti rahastamiseks olevate erinevate fondide, programmide, taotlusvoorude juurde. Aega on minimaalselt ja ma ei olegi nagu üles ehitanud esitlust selliselt, et ma hakkan iga taotlusvooru või programmi kohta pikemalt selgitama, kellele, kus, mis tingimustel, kui palju jagatakse toetust. Vaid kõik need programmid on siin aktiivsed lingid. Te saate nendelt linkidelt otse edasi siis selle programmi kodulehele, kus on taotlusvoorude info. Ja kui siis tekib küsimusi, siis jälle pöörduge meie juurde, aitame teid hea meelega. Kõige võib-olla levinum ja lihtsam ja tõesti kõige rohkem kasutatav projekti toetus on kohaliku omavalitsuse käest küsitav MTÜ-de toetus. Et
Igal omavalitsusel on oma siis vabaühenduste toetamiseks välja töötatud kord, tingimused, annetuskeskkond, summad, jällegi oma kohaliku omavalitsuse kodulehele minnes või siis maakonna konsultandiga nõu pidades te saate selle info kätte ja vastavalt sellele siis on teil võimalus oma kohalikust omavalitsusest küsida nii tegevustoetust kui ka projektide elluviimise toetust. Maakondlikud projektid, programmid, vabandust. Kõige levinum tuntum kohaliku omaalgatuse programm ehk KOP, kelle kevadvoor on ka praegu avatud 3. aprillini ja toetab ta siis maakonnas tegutsevaid vabaühendusi. Ja hästi oluline on meeles pidada, et KOP toetab siis kogukondi, kogukondadest alguse saanud, kogukonna vajadusele vastavat, kogukonna arengule ja tegutsemisele tuge ja mõju andvaid projekte. Ja meil on siis KOP-i suur pluss on ka see, et on 2 taotlusvooru kevadel ja sügisel. Maakondlik on ka Kultuurkapitali maakondlikud ekspertgrupid, kes siis igas maakonnas loodud komisjoni abil toetavad, juba nagu pealkiri ütleb, kultuuri, kehakultuuri, sporti, rahvakultuuri, kirjandust, audiovisuaalset kunsti ja just neid projekte, mis on siis maakondliku tasandiga, maakondliku mõjuga. Ja mõlema puhul nii KOP-i kui Kulka maakondliku ekspertgruppide puhul on siis tegemist hindajatega, kes on pärit maakonnast ehk on maakondlikud hindamiskomisjonid. Piirkondlike toetuste juures üks levinumaid on siis liidertegevusgrupid, mis küll toetavad maapiirkonna elu ja suuremad linnad on sealt väljas, aga maapiirkondi nad toetavad. Üle Eesti on väga palju erinevaid tegevusgruppe. Nende tegevusgruppidega, territoriaalsete tegevusgruppidega saab tutvuda Liiderliidu lehe peal, vaadata siis, millise tegevusgrupi alla minu ühenduse kogukond kuulub ja igal sellel tegevusgrupil on omad meetmed, omad tingimused raha jagamiseks, et siis juba konkreetselt tutvuda selle oma piirkonna või oma tegevusgrupi toetusega. Praegu on päris mitmed toetused avatud nendel liidertegevusgruppidel. Neil on jagada uue selle rahastusperioodi rahad, et soovitan vaadata ja nendega, kui võimalus, toetust küsida. Sest ka liidri toetussummad on suuremad kui võib-olla sellised maakondlikud ja KOP-i summad. Võimalus on saada suuremat toetust. Ministeeriumitel on päris mitmeid valdkondlikke avalikke konkursse või siis ka siis neid strateegilise partnerluse konkursse. Näiteks Siseministeeriumil siis just kriisi- ja päästevaldkonnas Päästeameti projektikonkurss. Haridus- ja Noorsooametil on siis noortele ja haridusele suunatud konkursse. Need ei ole sellised püsivad ja regulaarsed, et neid kuulutatakse välja siis, kui on võimalus vahendeid jaotada. Ja lihtsalt tuleb olla nagu kursis avaliku infoga ja aeg-ajalt siis võib-olla vaadata oma valdkonna ministeeriumi kodulehte, et kas seal on toetusvõimalustena mingid uued taotlusvoorud kirjutatud. Suurem selline Eesti riiklik kodanikuühiskonna toetaja ja toetuste jagaja on Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Ja päris mitmete taotlusvoorude kaudu erinevatel aastatel on siis toetatud just neid vabaühenduste tegemisi, millele riik on leidnud, et on vaja tähelepanu suunata.
Praeguseks on 2025. aastaks välja indikatiivselt öeldud, et tuleb arenguhüppe taotlusvoorud, seal on 2 vooru ja arenguhüppe voor toetab siis vabaühenduste tegutsemisvõimekust, organisatsiooni arendamist, juhtimis, kommunikatsiooni, turundusalaste võimekuste tõstmist ja samas ka siis pakutavate selliste ühingu poolt pakutavate teenuste väljaarendamist. 2 voorus, arenguhüppe taotlusvooru ettevalmistavas voorus võite toetust küsida siis sellise järgneva projekti tegevuskava ja äriplaani koostamiseks ja juba siis päris taotlusvoorus küsida toetust nende tegevuskavade ja äriplaanide elluviimiseks. Kogukonna eestvedaja stipendiumit on nüüd juba mõned aastad välja antud ja see on stipendium sellisele eraisikust sädeinimesele või kogukonna eestvedajale, ka võib olla vabaühenduse eestvedaja, kes saab siis seda stipendiumi, mis oli 5000 eurot, kasutada enda arendamiseks et tal ja turgutamiseks ka võib-olla, et tal oleks siis seda indu ja uusi mõtteid oma kogukonnaga edasi tegutseda. Nutikate lahenduste inkubaator otsib siis ühiskonnas olevate erinevate pigem selliste sotsiaalsete probleemide lahenduseks täiesti uusi seni tundmata ideid. Kui need ideed esitatakse, siis valitakse nendest mõned ägedamad välja ja toetatakse siis ka nende ägedate ideede elluviimist inkubaatori kaudu. Ja samuti on KÜSK-ilt võimalik toetust saada, kui voor on avatud, siis rahvusvaheliste ekspertide Eestisse kutsumiseks oma vabaühenduse või kogukonna juurde ja samamoodi siis oma vabaühenduse või inimesi saata välismaale siis kodanikuühiskonnaga seotud konverentsidele, sündmustele või siis projektide juurde. Need voorud võivad vahelduda ja olla avatud siis, kui parasjagu on aega, nii et kodanikuühiskonna sihtkapitali kodulehel saate nende avanemise või sulgemise kohta siis täpsemat infot. Eesti Rahvakultuuri Keskus, nagu nimi ütleb, toetab siis rahvakultuuri ja pärimuskultuuri säilimist ja edasiandmist. Neil on 12 erinevat alammeedet. Põhiliselt siis toetatakse folkloorifestivale. Neil on väga mitu sellist alaprogrammi nagu Peipsivere programm, siis Mulgi, Kihnu, Virumaa, Setomaa programmid, et kus siis nagu just neid Eesti teatud piirkondade kultuurilist omapära ja sellega tegelemist toetatakse. Rahvakultuuri Keskuselt saab toetust küsida teatermaale, teatrite siis maale toomiseks ja paljuski siis toetavad nad laulu ja tantsupeo nii üle-eestilist kui ka siis maakondlikku pidude toimumist. Eesti Kultuurkapital on siin nüüd selles siseriiklikus või üleriiklikus mõistes, et Kultuurkapitali saab esitada ja toetust küsida ka selliste suurema üleriiklike mõjuga projektide jaoks või siis mitme maakonna ühisprojektide jaoks, et need projektid on siis suuremad kui ainult oma maakond, mille puhul otsuse teeb siis maakondlik ekspertgrupp. Ja kodanikuühiskonna innovatsioonifond, mis tegelikult võiks olla ka seal KÜSK-i all, sest KÜSK seda seni on seda raha jaganud, on tegemist siis Siseministeeriumi fondiga, kust jagatakse toetust ühiskonnas parasjagu aktuaalsete või probleemsete valdkondade toetuseks ja seoses nüüd Ukraina sõja ja elektri ja energia teemadega
on nüüd 2 viimast aastat olnud fookusteemaks siis elanikkonna kaitse ja kriisideks valmistumine. Kord aastas on see voor avatud ja vabaühendused saavad siin toetust küsida siis kriisi- ja kerksuskeskuste jaoks, osta vahendeid, generaatoreid, voodeid, toitu ja koostada siis ka selliseid oma kogukonna või piirkonna kriisiplaane. Selle fondi taotlusvoor peaks avanema ka sellel aastal, aga täpset aega ei oska praegu öelda, et ilmselt kas siis suvel või siis aasta teises pooles ilmselt. Nii, jõuame Euroopa Liidu ja teiste välisriikide toetuste juurde. Neid muidugi on väga erinevaid ja väga palju, sõltub teie valdkonnast, sõltub teie tegevusest ja sõltub teie projekti iseloomust. Tuleks siis otsida jällegi, kes teile nagu sobilik rahastaja oleks. Aga siin mõned võib-olla sellised, mida on leidnud, mis leiavad rohkem kasutamist ja mis on ka võib-olla nagu pidevalt toetust jagamas, et mida võiks teada, jällegi linkide pealt saate rohkem infot. Keskkonnainvesteeringute keskus ehk KIK taotlusvoorud ja toetavad siis kõike, mis puudutab loodust, keskkonnakaitset, kalandust ja praegu näiteks on avatud neil vabaühendustes, kus on abilikud taotlejad, on avatud keskkonnateadlikkuse programm, kus saab siis küsida selliste keskkonnahariduslike õppeprogrammide, õuesõppe, looduse ja looduskaitsega seotud projektide jaoks toetust ja seal on vabaühendused ja ka koolid ja lasteaiad abikõlbulikud taotlejad. Voor on avatud 14. aprillini. Põhjamaade ministrite nõukogu on ka pikaajaline Eestis olnud siis Põhjamaade programm, kus on nõudeks siis rahvusvahelised projektid ja kindlasti projektidesse peab olema kaasatud vähemalt 1 kuni 3 Põhjamaad, lisaks veel Balti riike ja eesmärgiga siis sellist Põhjamaade väärtushinnanguid levitada ka siis Baltimaades. Väga erinevad taotlusvoorud, erinevatel aegadel avatud ja erineva rahastussummaga, peamiselt kõik pehmed tegevused ehk siis üritused, sündmused ja teemadena haridus, lapsed, noored, puudega inimesed, rahvusvaheline koostöö, kodanikeühenduste vahel koostöö, kunst, kultuur, rohemajandus, kestlik areng. Et jällegi kodulehel väga hea ja põhjalik info. SERV ehk kodanike võrdõiguslikkuse õiguste ja väärtuste programm, see SERV on siis lühend ingliskeelsest programmi nimetusest. Ja KÜSK on seal selle järel, et KÜSK on selle Euroopa Liidu programmi Eestis asuv info- ja kontaktpunkt. Nii et kui SERV pakub huvi, siis KÜSK-i kodulehel on selle kohta pikem ja põhjalikum info olemas. Ja eesmärk on siis samuti kaitsta Euroopa väärtusi, toetada Euroopa väärtuste kaitset ja edendamist. 4 põhilist tegevussuunda, Euroopa Liidu väärtused, sooline võrdõiguslikkus ja õigused, inimeste õigused ja võrdsus laiemalt. Kodanike kaasatus ja osalemine ja laste ja naiste vastu suunatud vägivalla vastu võitlemine. Ka selles SERVis on praegu päris mitu vooru avatud, mis siin nüüd märtsi lõpu või aprilliga lõpevad, nii et tasub vaatama minna. Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur toetab siis paljuski või võiks tuttav olla neile, kes on tegelenud noorsootööga. Seda kasutavad päris palju meie noorteorganisatsioonid ja koolid, lasteaiad. Kirjutasin siia, et selle programmi kohta on just lähiajal tulemas infopäevad, et Rakveres ja Viljandis, et kes jõuab ja saab kohale minna, siis nendel linkidel saate ennast sinna registreerida.
Ja Erasmus Plus toetab siis põhiliselt noorsootöö ja haridusvaldkonna rahvusvahelist koostööd, õpirännet näiteks ja õpirändes saavad lisaks koolidele osaleda ka siis elukestva õppe organisatsioonid ja Euroopa Liidu solidaarsuskorpuse kohta on võib-olla kõige rohkem teada nende vabatahtlike vahetus. Ehk saab minna vabatahtlikuks, tulla ja kutsuda enda juurde vabatahtlikke vastu võtta neid oma ühingus. Ja neil on ka selline väga hea programm, kus siis toetatakse noorte kohalikku omaalgatust ja ei pea olema rahvusvaheline projekt. Noored ise võivad idee algatada ja sellest solidaarsuskorpusest toetust küsida. Nii et kui teil on kogukonnas noori, kes tahaksid midagi ägedat ära teha ja toetust vajavad, siis solidaarsuskorpuse kodulehte ja nende kontaktisikuga soovitan ühendust võtta. Nii, meil on veel jäänud mõned sellised vähem tuntud ehk Euroopa Liidu programmid. Ma ilmselt räägin natukene üle aja, aga katsun siin väga kiiresti 50 minutiga hakkama saada. Loov Euroopa, kunsti, kultuuri, meedia, audiovisuaalse kunsti rahvusvahelised projektid, võimalus küsida toetust. Jällegi, neil on väga hea kohe võimalus uudiskirjaga liituda ja infot jagatakse ka kodulehel väga põhjalikult. EIS ehk endine EAS ehk ettevõtluse arendamise sihtasutus ja KredEx toetavad küll enamuses ettevõtjaid, aga KredEx näiteks korteriühistud ja energia tõhususe teemad, mis võib mõnda ühingut huvitada või kogukonda. Ja EIS-is siis ka turismi ja sellise taaskasutuse ja innovatsiooni ja uute lahendustega seotud projektid, kus mõnel juhul on vabaühendused abikõlbulikud taotlejad või te võite olla ka näiteks ettevõtjale partner projektis või siis ka kohaliku omavalitsuse partner, et saada nagu selle läbi kasu. Euroopa Sotsiaalfond toetab sotsiaalvaldkonda. Avalikke taotlusvoore on neil vähem, aga neil on päris palju sellist partnerlust ja suuremaid taotlusvoorusid, kus vabaühendus saab näiteks kohalikus omavalitsuse projektis, kus parandatakse või tahetakse täiendada näiteks hoolekandeteenuse osutamist või siis eakate kogukonnas elamise pikendamist. Et see on see koht, kus te võite olla siis nii-öelda need teenusepakkujad või siis ka partnerid. Et kes sotsiaalvaldkonnas tegutseb, tasub Sotsiaalfondi kodulehega tutvuda. Interreg ehk territoriaalse koostööprogrammid ka päris pikka aega olnud, vahelduva eduga, vahel on nad rohkem avatud, vahel vähem. Tuntumad võib-olla siit on need Eesti, Läti ja varasemalt ka Eesti-Vene ehk Est-Lat ja Est-Russ või Balt-Russ programmid. Koostööprogrammid siis rahvusvahelise koostöö tegemiseks, piiriülese koostöö tegemiseks, toetab ettevõtlust, innovatsiooni, keskkonda, turismi, aga näiteks Kesk-Läänemere programm ka ringmajandust, siis avalike teenuste osutamist ja nii edasi. Ja viimane, mida ma tahaksin tutvustada, mis küll praegu ei ole ühtegi sellist taotlusvooru avatud, aga Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetused, need on siis Euroopa Liidu, Liechtensteini, Norra ja Islandi rahad ja siit on jagatud toetust ka avalike taotlusvoorudega kodanikeühendustele. Ja on olnud nii rahvusvahelisi projekte, kui on olnud taotlusvoore, kus on siis toetatud rahvusvahelisi projekte, aga on ka taotlusvoore, mis on ainult siis Eesti kodanikuühiskonna ja kodanikuühenduste nagu võimekuse ja eestkoste ja huvikaitse tugevdamiseks.
nii et nendel linkidel tasub käia. See kindlasti siin, mis ma praegu ütlesin, ei ole lõplik ega ammendav loetelu. Ja sellepärast ma siia kirjutasin, et kui sul on projektiidee ja sa otsid sellele ideele rahastamisvõimalust, mine küsi nõu oma maakondlikult arenduskonsultandilt, MTÜ-de konsultandilt ja kui sul on ka välja valitud näiteks rahastaja ja sa hakkad juba taotlust kirjutama, ka siis pöördu oma konsultandi poole ja sa saad tema käest nõu ja abi taotluse või siis oma projekti koostamisel. Nii et julgesti küsige nõu ja aitäh teid täna kuulamast, aga kas on küsimusi? Meil on veel mõned põnevad lahendused teile leida, kust raha saaks. Kas on mulle küsimusi? Kuna me oleme natuke aja hädas, siis me võtame sellise laheda slaidi, mis me siia lõppu tegime, et mis lahendusi veel on. Pangalaen. Te võite minna pangast laenu küsima. Ühing pank annab tavaliselt laenu kinnisvara tagatisel. See tähendab seda, et üldse vähe levinud ei ole see, et MTÜ juhatus on kõik oma isiklikud majad panti pannud ja võtnud oma MTÜ-le näiteks külamaja ehitamiseks või renoveerimiseks, kui on PRIA toetus, aga algselt raha nii-öelda oma finantseeringuks ja ehitustegevuseks ei ole, siis juhatus on pantinud oma majad ja pangalaenuga siis külamaja valmis ehitanud. Siis on vabatahtlik töö. Alati võib tasuta tööjõudu kaubelda kusagilt. Ressursse vahetada. Kui no näiteks on väga hea projekti kirjutada, siis öelda, et me kirjutame teile projekti, aga teie tulete, teete meil näiteks remonditööd ära. Või mingi muu vahetus, et meie laename teile oma murutraktorit, aga teie tulete pressite oma õunamahlapressiga meil näiteks mingisugused, ma ei tea, õunad ära mahlaks. Rahvusvaheline koostöö, võrgustik ja partnerlus. Kasu saab sellega, kui te olete selles võrgustikus, saate projektis osaleda, saate ka mingeid oma tegevusi ellu viia. Katusorganisatsioonides ja klastrites osalemine, näiteks turismi puhul. Saate tasuta turismimessidele minna, kui te olete selle klastri liige, näiteks Ida-Viru turismiklaster tuleb mulle praegu meelde. Ja siis on valdkondlikud erinevad toetused. EPIC fond ehk näiteks Eesti Puuetega Inimeste Koja spetsiaalne fond, kus toetust saavad küsida siis puuetega inimeste organisatsioonid. Ja kuna ma ise olen Jõgevalt, siis see on nüüd minu lemmik toetuskoht, keda kiita. Meil on väga tore Jõgeva majandusühistu, kes eelmisel aastal hakkas välja andma kohaliku elustipendiumi ja jagatakse siis 4 korda igas kvartalis välja kuni 5000 eurot ja läheb see stipendium siis vabas vormis avalduste alusel. Väga kiirelt 10 päevaga tehakse otsused ära ja viimased 10 päeva siis kvartali lõpust saab vabas vormis taotlusi esitada ja praegu just 31. märts on see esitamise tähtaeg ja inimesed küsivad, on selle üles leidnud. Seni on toetatud väga palju noorte tegevusi, sporti, erinevaid koolides vaba aja tegevusi, no siis ja ka puuetega inimeste projekte on toetatud. Aga võib-olla keegi võtab nüüd mu kolleegidest üle. Ja mina võin võtta, et tasuta ressursside kasutamine siis nagu ma enne ka seal rääkisin, et paljud kohalikud omavalitsused või koolid või kultuurikeskused, ettevõtted erinevad pakuvad siis vabaühendustele ka tasuta või soodustingimustel kasutamiseks ruume, erinevaid tehnilisi vahendeid, et kõik see, mis te tegelikult tasuta või soodushinnaga saate, võite lugeda endale sponsorluseks või kokkuhoiuks, et see on üks hea viis asju teha ja teenuste osutamine ettevõtetele,
siis see, millest mina ennem rääkisin, tulu teenimine, pakkudes siis ettevõtetele erinevaid teenuseid, tasulisi koolitusi, konsultatsioone, sündmusi korraldada. Muidugi siis erinevad püsitoetajaid on võimalik vabaühendustel endale hankida, et luuagi toetajaliikmete süsteem, kus teie liikmed maksavad regulaarselt liikemaksu või toetavad teie tegevust siis annetustega. Ja on ka siis sellised testamendid, pärandused, et mõned inimesed lihtsalt soovivad oma vara või rahalised vahendid pärandada mõnele heategevuslikule organisatsioonile, et selle pikaajalist tegevust toetada, et ka see on selline mitte just igapäevane variant vabaühendust rahastada, aga variandina kindlasti on ta olemas. Ja muidugi siis, mis me siia lõppu veel panime, et lotoga saab ka ju alati raha võita, aga see ei ole meie soovitus. See annetus on nüüd see pool, millest enne Maile rääkis, see on selline nii-öelda kindlam viis, aga ka erinevate heategevusfondid ja on ka suunavad siis osa oma tulust näiteks vabaühendustele või kogukonna algastuste toetamiseks, et ja regulaarsed annetused siis võivad ka teie tegevusi rahastada. Nii, aga kappame siis kiiresti lõpuni meie plaanid siin edaspidi. Meie hooaeg hakkab lõppema sellel aastal, 23. aprillil räägime vabatahtlikust tegevusest süvitsi ja siis on meil ka külalised, see on otse-eetris meil siis selline podcasti või saate formaadis, nagu ka me varasemalt oleme teinud ja 27. mail räägime siis noortest kogukonnas ehk siis digisidest põlvkondade vahel ja järgmise aasta plaanid on meil ka suures plaanis paigas, kuna meie projektide kirjutamise koolitus oli väga populaarne, siis me planeerisime septembris 2-päevase projektide kirjutamise koolituse, samuti räägime ABCD mudelist ja erinevatest arengutegevuskavadest, maksudest, sotsiaalmeedias sisuloomest ja proovime teile anda siis võimalikult palju sellist sisu, mis teie igapäevases töös oleks kasulik ja kindlasti, kui me nüüd selle tagasiside vormi välja saadame, siis andke julgelt tagasisidet selle kohta, mis infot te ootate meie käest. Ja siis järgmine kuu, nagu ma ütlesin, vabatahtlik tegevus kogukonnas, siis me saadame jälle oma veebikanalitest ja meililistidest välja informatsiooni, et sama asi saate registreeruda, sellisel juhul saate otselingi, aga kui te ei soovi registreeruda, siis saab otseülekandena ja ka järelevaatamisena siis vaadata meie erinevaid salvestisi siin. Kui täna teil mõne koha peal ei olnud võimalik vaadata või soovite veel sõbrale saata edasi seda meie tänast infotundi, siis järelevaatamine on võimalik alates homsest. Me laeme üles selle salvestuse meie kogukondade veebikooli kanalile ja muuhulgas on meil siis veel seal üleval näiteks kogukonna praktika võimaluste kohta, põhikirja, liikmeskonna korrastamise talgud, erinevat infot Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatori kohta, siis meil on veel seal annetusteemaline podcast, Canva baaskoolitus, tehisintellekti baaskoolitus, et vaadake julgesti sealt järgi meie erinevaid podcaste ja infotunde. Aga meie täname, vabandused, et meil üle läks natukene, see rahastusteema on selline põnev, aitäh, et te vastu pidasite ja uute kuulmisteni kindlasti tulge julgesti meie juurde konsultatsioonile ja küsige lisaküsimusi juurde, nii et me oleme olemas teie jaoks igas maakonnas. Mõnusat päeva jätku minu poolt. Ja, ilusat päeva teile. Ilusat päeva, kohtumiseni.